Järgmise asjana vaatame siis seda, kuidas vajadusel jooni lühendada. Et meil on siin kaks näidet sellest, kuidas oleks vaja tekitada selline joonis, kus ülearused jooned on ära lõigatud. Algselt joonis peale joonestamist on siis sellisel kujul, et siin on ülearused nii-öelda joone otsad, mis on tekkinud siin joonestamise käigus, aga lõpuks on nad ebavajalikud. Selleks, et joonestamist või neid ülearuseid jooni trimmida, oleks meil vaja võtta 7. Modify tööriistablokist trim multiple. Saab siis selle kätte ka selliselt, et kui vajutada klaviatuurilt 7, siis avaneb menüüd ja kui teine kord veel 7 vajutada, siis tuleb ka kasutusele trim. Me näeme, et meil on tekkinud trim aken, millest me siis vajadusel lisavalikuid teeme. Hetkel see küll pole vajalik. Aga trimmimise põhimõte on siis selline, et kui ma tean, et mul on üks joon, mis on ära trimmida. Võtame näiteks siit otsa. Ma tean seda, et see joon peaks olema nii pikk kui siiamaani, et ta ei peaks ulatuma mitte ääreni, vaid siiamaani, et see on samamoodi, et lõpeb ära selle joone koha. Trimmimise loogika on siis see, et esimesena ma näitan selle joone, mis lõikab, ja siis klõpsan sellel joonel, mida lõigata. Kui ma tahan seda käsku korduvalt kasutada, siis ma teen parema klõpsu, lõpetan nii-öelda selle trimmi ja näitan selle teist joont, et see joon trimmib ära selle joone. Ja jällegi lõpetan parema klõpsuga. Nüüd ma tean, et mul on siin veel paar joont, näiteks keskel ma tahaks alles jätta ainult selle kolmnurga ehk selle joone otsa ja selle joone tahaks ära trimmida. See trimmib ära selle parem klõps lõpetamiseks, vasak klõps selle joone peal, mis peab teised ära trimmima ja veel vasak ka selle peal, mis trimmib ja parem klõps lõpetamiseks. Ja nii lõpptulemusena olekski siis võimalik meil saada selline joonis. Kui meil on nüüd vaja trimmida kahe joone vahelt, näiteks nagu siin on näidatud, et kui algne joonis enne trimmimist meil on selline, siis nüüd tahaks teile näidata, et trimmi ära nende joonte vahelt see kaarjoon ja hiljem siis veel siin paari joone vahelt kaarjoon. Selleks, et trimmida kahe joone vahelt, kui mul on aktiivne trim multiple, ma klõpsan kõigepealt esimest joont, mille vahelt hakatakse lõikama, siis vajutan klaviatuurilt alla Ctrl nupu ja klõpsan teist joont. Ja selle peale, nüüd kui mõlemad jooned on aktiivsed, lasen Ctrl lahti ja näitan seda joont, mida ma tahan ära trimmida. Lõikas ära ja parem klõps selle trimmi lõpetamiseks. Siin üleval samamoodi. Mul oleks vaja lõigata ära see osa, teen aktiivseks selle joone, vajutan klaviatuurilt Ctrl alla, teen aktiivseks vasakuga ka selle joone ja vasak klõps siin vahel. Trimmi lõpetamiseks parem klõps. Ja siin samamoodi mul on selle joone ja Ctrl alla selle joone vahelt vaja ära trimmida see. Ja teiste puhul, kui ma tean näiteks seda, et mul on vaja ära trimmida ka siin need täiendavad otsad, siin võin teha samamoodi, et teen kõik kaare osad aktiivseks, hoides siis peale esimest korda Ctrl all, nüüd mul on kõik ringijooned, mis ma tahtsin aktiivseks teha, et ära trimmida need ülearused jooneotsad aktiivsed. Lasen Ctrl lahti ja trimmin ära need otsad. Parem klõps lõpetamiseks.